pakungi sulle minu hea valgusetooja kanali kuulaja, vaataja. Naudi, sära ja õitse. Ja kuulmiseni valgusetooja kanalil. Juba täna. Tere, mu hea valgusetooja kanali kuulaja, vaataja. Head jaanipäeva sulle. Ja mis sa arvad, mis me sellel kenal jaanipäeval kõneks võtame? No muidugi armastuse, kullake. Ja siin sa näed, on olemas kõikide tähemärkide jaoks üks armastuse sõnumi koht. Ja täna ma võtan teie jaoks välja ei midagi muud kui sõnumid igale tähemärgile 2 kaardiga. Üks on siis romantika ja armastuse oraakel ja teine on inglite romantika oraakel. Ja palume universumilt, anna meile kõigile juhatus, mis ootab meid ees. Kas siis juba täna imetabasel jaaniööl või siis kohe varsti. Ja hakkame siis otsast minema. Nii nagu siin need meile ette antud on. Ja kuna video on lühike, siis ei ole siin muud kui lihtsalt oodata see oma tähemärk ära ja kuulata võib-olla siis ka tuttavate kaaslaste nii-öelda ennustusi. Ja siis on see juba topelt põnev. See oli siis romantika ja armastuse oraakel ja siit tuleb ingli ja inglite romantika oraakli nii-öelda 1 kaardi ennustus siis täpselt samamoodi igale tähemärgile. Ja vaatame, millega siis kaardid, oraaklikaardid täna just sind üllatavad, mu hea valgusetooja kanali kuulaja, vaataja, kes sa oled otsustanud ka võib-olla tuppa jääda täna, sest et ilm, ma ei tea, kuidas mujal, aga Pärnus ei ole ta nüüd küll suurem asi, et siin tiputab vihma ja mina otsustasin teha lõkke oma kaminas ja panna teile kaarte nendele, kes arvavad, et nad ei taha ka väljas külmetada. Nii et hakkame siis otsast minema. Ja esimene on meil siis jäär. Mida on oodata jääradel? Mida on oodata jääradel, kas siis tänasest ööst või lähiaegadel? Vau, kallid jäärad, uskumatu lugu. Aga täna öösel võite just teie kohata oma hingesugulast. Sinu palvetele, afirmatsioonidele ja visualiseerimisele on vastatud. Ja teile on toodud just täna kohtuda oma hingesugulasega. Vaat nii. Ja teine variant on siis see, et calling in your soulmate ehk siis just täna, kui sa teda täna ei kohta ja ei ole võib-olla siiani kohanud, siis saada inglitele palve. Just täna kutsu oma hingesugulane koju, oma hinge sadamasse. Ja romantika ja armastuse oraakel ühesõnaga vaata oma
sisse, vaata enda sisse. Väldi igasugust niisugust brutaalset või lõhkuvat energiat ja lihtsalt hüüa inglite poole, et su hingesugulane saaks tulla, kullajäär. Nii, sõnnid, mis on teil? Connection, ühendus. Armastus on sild, mis ühendab hingesid ja hinda seda ühendust. Kullasõnn, kui sinu elus juba on keegi, keda sa armastad, keda sa kalliks pead, siis väärtusta seda. Täna on see päev, kus sa peaksid tänama kõikide imeliste hingede eest sinu elus. Nende ühenduste ja nende sildade ja nende sidemete eest, mis on sulle kallid. Sest armastus ei pea olema ju ainult partnerite vahel, vaid tunne oma südames seda piiritut armastust, mis just nimelt hinge tasandil ühendab sind sulle kallite inimestega. Ja palun, kui sa oled tänulikkuses, vastuvõtmises, siis tuleb ka taasühinemine kellegagi, kes just minevikust, kui me paneme siia, et on connection ja taasühinemine, siis keegi sinu minevikust leiab just nimelt üle selle armastuse silla tee taas sinuni. Vaat nii. Nii et siin võivad olla kaksikleekide taasühinemised, aga siin võib olla ka või pärast tõukumist, tõmbumist taasühinemine võib-olla füüsilises maailmas. Kui sa hoiad seda tänulikkust endas, siis sa lood silla selleks taasühinemiseks. Aga teisalt võib tulla ka üllatuslikult inimene sinu minevikust. Ei pruugi olla teisest elust, võib olla lihtsalt selles elus, aga minevikust. Üle selle silla ja kallid sõbrad, Pärnus avati uus sild. Võib-olla just tänu sellele uuele sillale leiad ka sina tee kusagile, kus sa võib-olla enne pole käinudki. Nii et see kõik võib olla nii füüsilises kui virtuaalses maailmas kui hingetasandil. Nõnna, kaksikud. Kaksikud, vaatame, mis on kaksikutel. Ma panen siia nii, et siis saaksite vaadata. Kaksikud, secrets. Ahaa. Kaksikutel on nüüd selline väikene spikker. Sinu elus on mingid saladused. Keegi peidab sinu eest mingeid tõeseid olukordi, fakte, sündmusi, asju. Keegi ei pruugi olla sinu vastu üdini aus. Ja tundub, et see ei puuduta sinu armuelu. Sellepärast, et armuelu kohta öeldakse, et siin romantiline ja armuelu on nautimist väärt. Ta on täidetud sellise vastastikuse lugupidamise, tähelepanu ja kõigega. Aga natukene servapidi, kuna meil on tegemist siiski romantika ja armastuse ingliga, romantika ja armastuse oraakliga, siis keegi, keda sa armastad, võib sinu eest midagi peita. Ja ma rõhutan, et me ei saa selles kontekstis alati rääkida
nii-öelda partnerist kui mees või naisenergiast või naisenergiast, meesenergiast, kuidas keegi, vaid me räägime siin armastuse võtmes tihti ka ikkagi sellest, et ka meie lähedased on need, keda me armastame. Aga siin keegi lähedane üritab natuke midagi sinu eest peita. Et tänasel päeval öeldakse, et kui seda ei taheta sulle rääkida või avada, siis võta see teadmiseks ja ürita võtta sellest olukorrast parim. Ehk siis innustu heast armastusest. Ära pööra liigselt tähelepanu nendele saladuste välja nuhkimisele, mis võib-olla tulevad iseenesest kunagi välja, eks. Nii, kullavähk, mis vähjad, mis teil siis on? Teie puhul on nüüd selline lugu, et keegi vabandab teie ees just nimelt täna. Vaata sellel kaunil lilleõite tulvas jaaniööl. Ja ole hea, ära alahinda vabanduse jõudu. Võta see vabandus vastu, kui keegi tuleb sinu juurest vabandust paluma. Teisipidi, ära alahinda vabanduse jõudu seetõttu, et kui sa ise tunned, et sa oled teinud kellelegi liiga, siis võta kokku see julgus ja just täna sa saad lahenduse läbi selle, et sa lähed ja vabandad. Ja näed, tundub, et siin on väikesed kassikesed või kiisukesed musta värvi sealt läbi jooksnud ja sa tunned nagu sellist ebakindlust, siis romantikainglid ütlevad, sul on sinu armastusega turvaline. Lihtsalt ava oma süda, et anda ja vastu võtta suurimat energiat, milleks on armastuse energia. Ehk siis, kui sa jätad selle solvumise tunde kõrvale ja pead alati meeles ühte minu lemmiklauset, kuldlauset, alandus on ülendus, siis sa võid just täna kogeda selle imelise ütlemise võlujõudu. Lõvid. Nii, vaata, täna öeldakse, et sul on suisa kiirtee, peidetud tee sinu inimesega kohtumiseks. Ja sa võid ka peitu minna just oma inimesega koos, kahekesi. Looge oma ruum. Võib-olla olete lõkke ääres ära ja siis tunnete, et läheme, oleme oma peidukohas, oma salakohas, oma jõukohas. Pildil on mäed. Need võivad olla mäed, kes on meil Lõuna-Eesti rahvas. Teil ei ole see kindlasti üldse mitte võõras paik, eks ole. See on, kus keegi tunneb, et on teil väekoht, siis täna just lõvisid suunatakse sellesse mõnusasse, pigem nagu karjast välja, ehk siis suurtelt platsidelt oma peidupaika minema. Miks? Sellepärast, et siis te saate võimaluse õppida teineteist paremini tundma. Ma näen või mulle tuleb läbi informatsioon, et lõvidega on selline asi, et te tahate särada kogu aeg seltskonnas. Te tunnete vajadust tegelikult kogu aeg ka mingisuguse sootsiumi järele, kus te saate olla rahva hulgas. Et see on natukene nagu teie koodi sisse kodeeritud, aga täna öeldakse, et
nii kummaline kui see ka ei ole, kus jaanipäeval väga paljud kogunevad lõkke ümber ja tahavad olla melus, siis just lõvidele öeldakse, et täna leidke oma peidupaik. Tõmbuge sellest melust tagasi. Ja kui me räägime siin partnerlusest, kui me räägime siin suhetest, siis õppige oma partnerit paremini tundma just nimelt tête-à-tête ehk siis võib-olla just 4 silma all olles. Kallid neitsid, mis teil täna on? Teil on täna aeg vastu võtta elult suurim kingitus. Armastus on suurim kingitus. Ja see seisneb selles, et kui sa päriselt õpid mõistma teineteist ja teist inimest sellisena, nagu ta päriselt on, siis sa saad tundma ka päris armastust. See on see, millest ma alati räägin, et tingimusteta armastus, armas neitsi, tähendabki seda, et sa ei sea ultimatiivseid tingimusi. Kas on nii, nagu mina ütlen, või ei ole üldse kuidagi viisi. Katsu usaldada, katsu võtta vastu armastus oma partnerilt täpselt sellisena, nagu see partner on. Ja siin öeldakse, et sinu armuelu on mõjutatud religioossetest faktoritest. Ja kas sa saad aru ja spirituaalsetest kokkupuudetest siis just nimelt läbi usu, läbi religiooni, ehk siis neitsi kui selline maamärk väga, ma julgen öelda, konservatiivse ja sellise maandatud ellusuhtumisega. Täna öeldakse sulle, et ära suhtu eelarvamuslikult sellesse, et sina oled ühest rahvusest, sinu partner on teisest rahvusest. Seda enam, et meie integratsioon siin on läinud ikka täistuuridel käima ja katsu võtta vastu teise inimese taipamised, uskumused ja eluvaated just nimelt sellistena, nagu nad tema religioonis on. Leia lihtsalt palun kokkupuutepunkte ja see on täna see, mis sulle öeldakse. Kallid kaalud, kallid kaalud. Sa oled õigel teel, kullake. Ja ma avaldan teile saladusega, mina olen kaalud ja mul oli seda sõnumit väga vaja. Ja mis on sõnum? Sõnum on see, et armastus on imetabaselt ilus reis ja sa oled õigel teel. Vaata, kui kindlalt sa astud. Sa oled enda sees jõudnud ära tundmisele, et see ongi sinu õige tee, kus sa täna kõnnid, kallis kaaluda inimene. Nii on, mis siis, et sul on olnud vaja võib-olla kogeda raskusi, kahtlusi kaaludele omaselt, kusjuures sa ikka kaalud ühest äärest teise, aga äkki kui ma teeks nii, võib-olla siis oleks nii, kui ma teeks naa, siis võib-olla siis oleks naa. Mine nüüd praegu otse, sirgelt, su süda ütleb täpselt, kuhu sa minema pead ja ära enam rohkem kaalu, sest sa oled õigel teel. Alates tänasest jaanipäevast kõnni ainult otse. Vau! Ja veel võid sa kohata sellel teel uut armastust. Uus inimene võib sind üllatada praegu jaanipäeval romantiliste tunnetega. Nii et väga põnev ja see võib tekitada jälle kaaludele segadust, et kui ma just kaalusin ära, et ma võib-olla jään ikkagi selle partneriga, eks ole,
kellega ma täna koos olen. Aga näe, siin öeldakse, et nüüd uus inimene tuleb. Siis tead, mis see sõnum on? See sõnum on see, et sina mine julgelt edasi. Ära kaldu mitte kuskile kõrvale. Kui see uus inimene tuleb ja ta on sinu jaoks määratud, siis ta tuleb ka sinu teele nii, et kõik muu sealt teelt astub kõrvale või läheb ära. Vaat selline huvitav dünaamika on siin. Nii, kallid skorpionid, kuidas teiega on lood? Kuidas on lood skorpionitega? Ja siin tuli 2 kaarti korraga lahti ja siin on nüüd selline asi, et tegelikult on siin skorpionitel väikesed sellised nagu kahtlused tekkinud, et kas see suhe või see armastus või see nii-öelda side, kus sa täna oled, kas see on see õige. Ja sulle öeldakse, et palun ära kohanda ennast vähemaks, kui sa väärt oled. Või ära säti ennast kellegi järgi selleks, et meeldida, maakeeles väljendudes. Väldi igasugust nii-öelda võltsi olekut, väärat olekut selleks, et kellelegi meeldida ja veel vähem ära kontrolli mitte kedagi. Sest tegelikult, kui sa oled täpselt selline, nagu sa oled, naturaalne, lased sellel kontrollil minna, siis see situatsioon, kus sa täna oled, laheneb iseenesest ära. Nii et kui sinu kallis kaaslane jaanipäeval natukene rohkem laulu- või tantsutuure üles võtab, no las ta võtab. Ühelt poolt sa ei pea minema talle järgi ja teiselt poolt sa võid minna talle järgi. Mis tähendab seda, et sa ei tee seda mitte kontrolli pärast, vaid sa teed seda sellepärast, et sa ise tahad seda teha. Selline sõnum sai sulle. Nii, mis siin siis on? Siis on hambur. Loobu illusioonidest, kallis hambur. Sina oled mässinud end pisut illusioonide võrku. Ole nüüd hea ja loobu illusioonidest. Võta ära endale eest need roosad prillid ja katsu näha seda situatsiooni, kus sa täna oled, selgelt. Ja mis siis juhtub? Palju õnne, hamburid! Kes läheb mehele, kes leiab jaaniussi sõnajalaõie ja kes saab kihla või abielu sõrmuse? Teiega on täpselt nii. Siin on kommentaarid liigsed. Nii nagu sa illusioonidest loobud, saabub sinuni see kauaoodatud, õnnistatud reaalsus. Püsisuhte, kokkukolimise, abielu, kihlumise, mille iganes näol. Väga uhke jaanipäev, ma ütlen sulle, sina oled oma ussikese küll leidnud. Kaljukits, kuidas sinuga on? Sinu suhe ja side baseerub sõprusel. Ja sa peaksid taipama, et sul on võib-olla natukene kõrgendatud ootus, et see suhe on armusuhe. Aga sulle öeldakse tegelikult seda, et see on natuke võib-olla üle idealiseeritud. Sa peaksid aru saama, et sul saab olla selle inimesega siiski vaid sõprus, aga see ei ole vaid, sest päriselt sõpru leida ei ole sugugi lihtne. Kõik, kes näitavad ennast kui sõbrad, ei pruugi seda ju ometigi olla.
ja näed, sul on praegu kõige tähtsamad asjad elus, finants ja karjäär. Ja vaat seetõttu on sulle siin hoiatus alates tänasest. Katsu nüüd selgelt vahet teha, siin on koos lugemises väga selge sõnum. Siin on selline sõnum, et sa oled kedagi töö juures, tööalastes suhetes üle idealiseerinud. Sa oled lootnud enamat, kas oma ülemuselt, kolleegilt, alluvalt, kes iganes sa seda vaatad, eks ole. Ja arvad, et armastus tööpostil on see, mis viib su soovitud sihini. Siis tegelikult, kallis kaljukits, kuigi sa lähed ka mööda siledat seina, ronid üles, nagu me teame, siis tegelikult on nii, et katsu aru saada, et see suhe kaugemale ei arene. Ja pane ikkagi rõhk, kui see on tööalane suhe ja armastus või sõprus tööpostil, siis jäta ta ka selleks. Sellepärast, et muidu see mõjutab sinu armuelu, mis iganes mõttes. Nii et hoia armastus ja töö igal juhul lahus ka siis, kui sa tegelikult töötad oma armastatuga koos. Selline huvitav konstruktsioon sulle, kallis kaljukits. Nii, veevalaja, kuidas sinuga on? Vau! Armastus liugleb sinuni. Tänu sellele, et sa oled nii karismaatiline, sa tõmbad seda armastust ligi, kallis veevalaja, just tänasel imetabasel jaaniööl, sest sa oled armastusväärne. Sa lihtsalt väärid armastust. Palju õnne. Siin on veel üks, kes täna oma jaaniussikese leiab või äärmiselt alates tänasest. Ja kalad. Sinuga on selline lugu, et sul on ka vaata need roosad prillid ees. Ja sinu armastus on natukene pime. Ja sulle öeldakse, et sa ei märka punaseid lipukesi. Ole hea, katsu märgata punaseid lippe, sest sinu armastus on pime. Võta täna need roosad prillid ära siin kallil jaanipäeval. Sa võid isegi pidada südamest südamesse vestlusi, kas nüüd just täna, aga võib-olla juba homsest alates. Ja räägi oma partnerile ausalt oma tunnetest ja vaata, mida ta sulle räägib. Siin läheb kangesti selle kaljukitse energiasse, et ka tee vahet ikkagi konkreetselt armastusel, sõprusel, siin on järjest kõik, eks ole, kellel oli siin sõprus, kellel oli armastus, kellel oli suhe tööpostil. Tee selge vahe, sest muidu sina romantikust kala ujud võib olla natukene, kuidas ma siis ütlen, kinnisilmi võib olla, tunned ennast liuglemas seal, kus tegelikult oleks vaja natukene pidada mõned kõnelused ära. Nii et selline vahva täisring sai siis täna tehtud meie kallitele tähemärkidele ja üks ja ainus ühine kaart. Vaatame, mis on siis see, mis täna meil kõiki ühendab. Meid kõiki 12 tähemärki ühendab ja peavadki ühendama unistused. Vaata otsa oma unistustele ja just need ongi vastused sinu palvetele. Vaata, kui imetabaselt võttis armastuse ja romantika oraakel kokku. Tegelikult elu ühe tähtsama sõnumi. Sa oled see, millest sa unistad ja mida sa realiseerid. Mõnusat jaanipäeva teile kõigile ja jälle
peatse taas kohtumiseni.